USA välisminister Marco Rubio on juhtinud Ameerika välispoliitika muutust, eelistades kaubandust abile ning pöörates taas tähelepanu läänepoolkerale. Kuid need mõjud on tunda olnud Iisraelis ja kogu Lähis-Idas. Kuhu siit edasi liigutakse? Räägime välisministeeriumi pressiesindaja Tommy Pickettiga, et saada teada Ameerika seisukoht. Tere tulemast saatesse American View koos välisministeeriumi pressiesindaja Tommy Pickettiga. Suur tänu, et leidsite aega meiega liituda. Rääkimist jätkub küll, aga isegi kui meil on selleks 25 minutit. Asume siis kohe asja kallale. Välisminister Marco Rubio ei tundunud olevat ideaalne inimene, kellele Donald Trump võiks välispoliitika usaldada. Ta ei tulnud magamaailmast. Ta oli poliitiline rivaal, mitte tingimata terava ütleja, kuid väga lugupeetud kogu poliitilisel maastikul. See mees on sisse elanud ja mitte ainult juhtinud välisministri rolli, vaid olnud ka riikliku julgeolekunõunikuna. Võtame selle kõigepealt lahti. Kuidas on ta olnud nii oluline lüli selles välispoliitika muutuses, arvestades tema mitte-trumpilikku tausta nii-öelda? Ma ei tea, kas ma nõustun selle iseloomustusega tema tausta kohta, aga mida ma kõigepealt rõhutaksin, on see, et tegemist on president Trumpi välispoliitikaga. President Trump seab välispoliitika suuna ja meie viime selle ellu. Ja ma tean, et välisminister Rubio tunneb au olla osa sellest tõelisest tippmeeskonnast, sellest A-klassi tiimist, mille president on kokku pannud presidendi päevakorra elluviimisel. Nii et kõik algab ülevalt. See algab sellest, kui selge siht president Trumpil on seoses päevakorraga, mida ta soovib näha, ja põhimõtetega, mida ta soovib näha, ja siis koostööst, mida me näeme tema meeskonna liikmetega, et see kõik ellu viia. Nii et välisminister Rubio tunneb au olla osa sellest meeskonnast, viies ellu presidendi välispoliitikat ja igal võimalusel hoolitsedes selle eest, et ta viiks ellu president Trumpi visiooni. President Trump on ebatüüpiline president. Ma ei usu, et keegi selle vastu vaidleb. Ja ta on ajanud oma välispoliitikat mitte tavapärasel viisil, mis on mõnes mõttes väga hästi välja tulnud. Välisminister Rubio koos asepresident Vance'i, Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga koos teistega, et seda välispoliitikat ellu viia. Ma mõtlen, ilma et läheksin kogu selle palee intriisi detailidesse, meil pole selle kõige jaoks aega. Ma mõtlen, kuidas täpselt määratakse, millist rolli välisminister mingis konkreetses küsimuses mängib. Ja me peame need küsimused palee intriigide kohta üles võtma, sest inimesed ei saa saavutusi pisendada. Ma arvan, et sellepärast pööratakse sellele nii palju näilist tähelepanu. Sul on meeskond, kes saab omavahel uskumatult hästi läbi, kes räägib kogu aeg ja kes, nagu ma rõhutasin, viib ellu president Trumpi visiooni. See on suur maailm. See on suur maailm, kus on palju probleeme, mis mõjutavad Ameerika rahvast. Ja me oleme otsustanud edendada oma huve igal võimalusel, nii tihti kui võimalik. Ma arvan, et kui te räägite ebatraditsioonilisusest või ebatüüpilisusest, nagu teie ütlesite, selle presidendi aja puhul, ma arvan, et see taandub siiski väga lihtsale mõistuspärasele põhimõttele, mis seisneb selles, et riigid tegutsevad oma rahvuslikes huvides ja Ameerika Ühendriigid kavatsevad edendada meie rahvuslikke huve. See kõlab täiesti mõistlikult. Liiga kaua ei olnud see võib-olla tüüpiline, aga nüüd on see tüüpiline. Nii me sellele läheneme. Ja välisminister räägib sellest üsna tihti. See ei tähenda, et me ei saaks teha koostööd teiste riikidega. Tegelikult on vastupidi. Kui sul on oma huvides selge arusaam, võimaldab see sul tegelikult teha koostööd teiste riikidega seal, kus teie huvid kattuvad. Ja kui teie huvid ei kattu, oled sa samuti väga selgepilguline. Leiame sellele lahenduse. Leiame viisi, kuidas sellest läbi minna. Leiame tee edasi. Nii et see võimaldab tegelikult selle elluviimist veelgi rohkem. Sa mainisid kõiki või paljusid president Trumpi meeskonna liikmeid, kui rääkida välispoliitikast. See tõesti ongi nii, nagu ma ütlesin. See on tõeline välispoliitika tippmeeskond. Sul on inimesed üle kogu maailma, kes töötavad üheskoos, et ellu viia presidendi päevakava. Räägime siis presidendi päevakava elluviimisest siin, eriti kui jutt käib Iisraelist. Tead ju, kriitikud ütlevad, et Iisrael kontrollib Ameerika välispoliitikat. Iisraelis leidub kriitikuid, kes ütlevad, et president Trump dikteerib Benjamin Netanyahule. See sõltub tõesti sinu vaatenurgast. See on olnud väga tundlik aeg USA ja Iisraeli suhetes, eriti nüüd, kui demokraatide toetus väheneb ja isegi osa vabariikliku partei äärmuslikumatest tiibadest loobub oma toetusest. Kuidas juhivad välisminister ja välisministeerium seda suhet praegu laiemalt? Vaadake, Iisrael on ja jääb Ameerika Ühendriikide tugevaks partneriks. Ja mida me siin näeme, on president Trumpi tegevus, kus ta määratleb Ameerika huvid ja viib neid ellu ning edendab neid seal, kus need ühtivad teiste riikide huvidega. Nagu ma just ütlesin, teeme nendes küsimustes koostööd, aga keegi ei saa kahelda tugevas suhtes, mis meil on Iisraeliga, nagu ka teiste selle piirkonna riikidega. Väga tugevad suhted. Nii et me näeme presidenti, kes on andnud mitmeid lubadusi ja peab neist kinni.
Näete presidenti, kes tunnustas Jeruusalemma pealinnana. Näete presidenti just täna jälle rääkimas Abrahami kokkulepetest, ajaloolisest algatusest. Taaskord, pöördudes tagasi presidendi ebatüüpilise lähenemise juurde, kui kasutada teie sõna. See oli võimalik ainult tänu presidendi juhtimisele seoses Abrahami kokkuleppega ja ma arvan, et me näeme, kuidas president räägib sellest jätkuvalt. Ta tõesti räägib sellest edasi, sealhulgas otsides võimalusi Abrahami kokkulepete laiendamiseks. Ja siis kõige olulisem on minu arvates see, et see viib meid tagasi presidendi visiidini piirkonda, kus ta rääkis Lähis-Ida kuldajast. See on presidendi eesmärk ja see ei ole vastuoluline ega peakski olema. Rahu, jõukus, suveräänsus. Just seda tahab president näha paljudes neist suhetest ning ta on astunud konkreetseid samme selle saavutamiseks. hoiame siis fookus Lähis-Idal, sest te rääkisite Abrahami kokkulepetest. President Trump mainis sel nädalal kohtumisel Liibanoni presidendi Aouniga, ta soovib, et Liibanonist saaks osa Abrahami kokkulepetest, et nad võiksid olla siin edaspidi oluline osa. Ilmselgelt on selle saavutamiseni pikk tee minna, kuid välisminister Rubio võttis siin juhtrolli selle kolmepoolse raamistiku rakendamisel USA, Iisraeli ja Liibanoni vahel, püüdes leida võimalust, kuidas Hezbollah Lõuna-Liibanonist välja juurida ning otsides teed pikaajalise rahu saavutamiseks Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kui keegi võtab ohjad enda kätte, see tähendab, et nad panevad end sisuliselt kaalule. Kas välisminister Rubio usub, arvestades, kui keeruline on Hezbollaht Lõuna-Liibanonist välja juurida, et see raamistik võib edukas olla? Oleme näinud ajaloolist edasiminekut. Keegi ei alahinda ees ootavaid väljakutseid ja mina kindlasti ei tee seda siin. Aga me oleme juba näinud ajaloolist edasiminekut. Seda laadi kõrgeima taseme vestlusi aastakümnete jooksul Liibanoni valitsuse ja Iisraeli valitsuse esindajate vahel. Ameerika Ühendriigid on selle protsessi algusest peale keskendunud sellele, et luua ruumi heas usus peetavateks vestlusteks. Heas usus peetavad arutelud saaksid toimuda. Ja me oleme näinud, et need vestlused on toimunud. Me näeme esimeste pilootalade käivitamist, mis on selle raamistikuga rakendamise osa kolmepoolse koordineerimisrühma koostöös, mis kuulutati välja selle raamistikuga seoses. Keegi ei alahinda ees ootavaid väljakutseid. Absoluutselt mitte keegi. Aga me oleme juba teinud ajaloolist edusammu. Me jätkame selle ajaloolise edusammu tegemist, mille viimane samm oli kohtumine, millele te just viitasite, ovaalkabinetis. Ameerika Ühendriikide presidendi ja Liibanoni presidendiga, nii et me jätkame selle edusammu tegemist. Ootame, et saaksime jätkata selle edusammu tegemist. Aga me näeme seda väga selgelt ja eesmärgid on väga selged. Jällegi, nagu ma varem mainisin, rahu, heaolu ja suveräänsus. See on selles olukorras väga asjakohane. Iisraeli julgeolek, Liibanoni valitsuse suveräänsus. Need põhimõtted on asjad, milles me näeme, et pooled siin lepivad kokku ja tagavad, et me astume samme terroristliku infrastruktuuri lammutamiseks, et Iisrael oleks turvaline ja Liibanoni valitsus oleks Liibanonis suveräänne. Ja ma tahan küsida, sest 3-4 nädalat tagasi kehtestati sanktsioonid mõnele Liibanoni relvajõudude tippjuhile, kes olid seotud Hezbollahga seotud parteiga. Valge Maja tegi ettepaneku kärpida Liibanoni relvajõudude eelarvet, aga president Trump ütles kohtumisel president Iraaniga, et tema arvates suudavad Liibanoni relvajõud ise hakkama saada. Et sisuliselt, ma ei tsiteeri teda siin, et nad saavad tööga hakkama. Need on omavahel vastuolus olevad sõnumid. Kas ta arvab, et Liibanoni relvajõud on piisavalt usaldusväärsed ja tõsiselt võetavad, et sisuliselt Iisraeliga koostööd teha ja töö ära teha? Ma ei pruugi seda eeldust tingimata aksepteerida. Need sanktsioonid põhinesid väga selgelt neil isikutel, kes käitusid viisil, mis õõnestas Liibanoni valitsuse suveräänsust. See oli selge signaal, ükskõik mis valdkonnas sa tegutsed. Kui sa osaled sellistes tegevustes, oled sa sanktsioonide ohus. Ja just seda need sanktsioonid tähendasidki. Nende hulka kuulus ka Iraani määratud suursaadik, kelle Liibanoni valitsus kuulutas persona non grataks, kuid kes keeldus riigist lahkumast. Nii et sanktsioonide eesmärk oli väga selge ja need olid tegelikult osa strateegiast, mille eesmärk oli toetada ja parandada Liibanoni valitsuse võimekust. Just selles seisnesid need sanktsioonid. Ja me näeme üha rohkem samme, nagu sekretär on juba rääkinud, nagu president on samuti rääkinud, et parandada Liibanoni valitsuse võimekust, et me näeksime suveräänset Liibanoni valitsust selle territooriumi üle, Liibanoni rahva seaduslikku esindajat, kelleks on Liibanoni valitsus. Jah, president ja sekretär on siin rõhutanud vajadust tugevdada Liibanoni institutsioone, et need taas tööle saada, muuta need usaldusväärseks ja toimivaks. Põhimõtteliselt sama meetod, mida me nägime Süürias, toetades Al-Shara valitsust, majanduse käivitamine, sanktsioonide tühistamine ja nii edasi. Kas midagi võeti üle? Ma mõtlen, need pole siin võrdsed asjad, aga ka Süüria valitsuse taaskäivitamise õnnestumisest on midagi üle võetud, mida välisministeerium saaks siin Liibanoni puhul rakendada. Kaks väga erinevat olukorda ja vastused on siin ilmselgelt erinevad. Ma mõtlen, see, mida me näeme Iisraeli ja Liibanoni valitsuse vaheliste vestluste puhul, on tegelikult kahe riigi omavaheline arutelu, et leida parim tee edasi turvalisuse tagamiseks, jõukuse ja suveräänsuse tagamiseks.
nii et me näeme, et need arutelud toimuvad. Süürias räägime siin sammudest, näiteks teatud sanktsioonide tühistamisest, majanduslike investeeringute soodustamisest tagasi Süüriasse. Nägime hiljuti teadet Süüria ja Iraagi vahel, näiteks torujuhtmest, mis toetab neid jõupingutusi veelgi. Ja ma arvan, et osa sellest, mida me siin näeme, on see, et Süürias on meil näide, kus enne praeguse valitsuse võimule tulekut oli seal režiim, mis takistas aktiivselt meie suutlikkust terrorismi ja ISISe vastu võidelda näiteks. Ja nüüd on meil partner ISISe vastases võitluses. See iseenesest on piirkonnas ajalooline muutus. Ja president on olnud Süüria osas väga selge. Ta tahab anda Süüriale võimaluse saada suureks. Veel üks olukord, kus keegi ei alahinda ees ootavat teekonda. Kuid president on olnud väga selge. Ta tahab anda Süüriale võimaluse saada suureks. Ta on tunnustanud paljusid samme, mida oleme näinud Süürias nende eesmärkide saavutamiseks astutavat. Ja me jätkame samme Süüria toetamiseks nii, nagu suudame, et saavutada need eesmärgid. Stabiilne Süüria, mis on rahus iseendaga ja rahus oma naabritega. Iisraelil on ilmselgelt, ma mõtlen, see on veel leebelt öeldud, Iisraelil on selles piirkonnas, eriti Süüria suhtes, tõsised julgeolekumured. Kui rääkida Liibanonist, siis mõnikord võivad need julgeolekumured takistada president Trumpil ja välisminister Rubiol, rakendades seda, mida nad peavad parimaks, kõige otstarbekamaks või kõige tõhusamaks lahenduseks. Need on pidevad arutelud ja mõnikord kuuleme, kuidas president kommenteerib neid arutelusid siin. Kui palju arvestab ministeerium, välisminister ja ka president Iisraeli julgeolekumuresid? Kuidas seda tasakaalustatakse, et täita ikkagi selle administratsiooni seatud eesmärki? Noh, vaata, me peame oma Iisraeli partneritega sageli ja pidevalt vestlusi. See ongi hea partnerluse osa, pidada neid arutelusid. Ja me oleme näinud, nagu te mainisite, et president arutab neid teemasid. Ma ei hakka tema kirjeldustele midagi lisama ega lasku nendesse privaatsetesse diplomaatilistesse vestlustesse, aga ma kordan seda uuesti, sest see on nii oluline. Meie põhimõtted siin on julgeolek, suveräänsus, heaolu. Me usume, et need asjad on täiesti saavutatavad ja seepärast tahamegi luua ruumi nende vestluste toimumiseks. Sellepärast on see nii oluline. Näiteks, kui rääkida Liibanonist, Liibanoni valitsus ja Iisraeli valitsus räägivad omavahel edasiliikumise võimalustest. Tagamaks, et me näeme, kuidas terroristlikku infrastruktuuri lammutatakse, mis tooks Iisraelile rohkem turvalisust. Nii et Ameerika Ühendriigid keskenduvad loomulikult oma riiklike huvide edendamisele siin, aga meie riiklikud huvid on seotud rahu ja heaoluga selles piirkonnas. Kui tulla tagasi presidendi visiidi juurde piirkonda ja rääkida sellest Lähis-Ida kuldajastust, me usume, et see on täiesti võimalik, lähtudes nendest põhimõtetest. Ja see algab vestlustest, see algab inimeste ühise laua taha toomisest. See algab sellega, et riikidele antakse võimalus üles ehitada vajalik infrastruktuur ja institutsioonid, et tagada oma suveräänsus oma territooriumil. Nendes valitseb sisemine rahu. Me lammutame selle terroristliku infrastruktuuri, et tagada turvalisus, rahu ja heaolu. Te mainisite presidendi visiiti piirkonda, kuid välisminister tegi hiljuti samuti visiidi sinna. See toimus selle lühiajalise relvarahu ajal USA ja Iraani vahel, selle vastastikuse mõistmise memorandumi perioodil. Ja mõned analüütikud nägid seda visiiti kui katset nende muresid leevendada ning leevendada ka Ameerika Pärsia lahe liitlaste pettumust seoses nende kaitsmisega, kui Iraan peaks uuesti ründama. Mis puudutab seda, kuidas sõda tegelikult kulges, mis oli selle visiidi eesmärk ja tulemus välisminister Rubio reisi puhul? See oli selleks, et tänada meie Pärsia lahe liitlasi ja partnereid julguse, vastupidavuse, juhtimise ja toetuse eest, mida nad on näidanud Ameerika Ühendriikidele Iraani rünnakute tingimustes. Kas oli pingeid? Kas Ameerika ja tema Pärsia lahe liitlaste vahel on pingeid? See uskumatult lähedane partnerlus meie liitlaste ja partneritega ja on üksmeel selles põhimõttes, et Iraani režiimil ei tohi olla tuumarelva. Nägite näiteks tugevat ühisavaldust, mis tuli välja Pärsia lahe koostöönõukogult, mis sõnastas põhimõtted väga selgelt. Olgu see siis Hormuzi väinaga seotud, olgu see siis Iraani režiimiga või terve hulga teiste küsimustega. Me näeme tugevnenud partnerlust Ameerika Ühendriikide ja meie Pärsia lahe liitlaste ja partnerite vahel. Ja tegelikult oligi selle visiidi mõte, üks selle visiidi peamisi eesmärke. Lisaks keel osalemisele GCCL ja arutada küsimusi meie kolleegidega oli tänada riike, kes on pidanud silmitsi seisma nii paljude rünnakutega Iraani režiimi poolt. Tänada neid nende julguse eest, nende vastupidavuse eest, nende toetuse eest. Ja me näeme taas üksmeelt selles põhimõttes, et Iraani režiimil ei tohi olla tuumarelva. Põhimõtteliselt rahu Lähis-Idas on võimatu, kui Iraani režiimil on tuumarelv. See on midagi, mida president ja välisminister on ühemõtteliselt öelnud. Ja see, et välisminister läks Pärsia lahe piirkonda, oli selleks, et kinnitada meie toetust ning tänada meie liitlasi ja partnereid toetuse ja eestvedamise eest, mida nad on üles näidanud. Nii et strateegilisest vaatenurgast on siin piirkond ühinenud ühise vaenlase vastu. Ma mõtlen, isegi Liibanoni valitsus tahab, et Iraan siit riigist kaoks. Praegusel hetkel, vaadates olukorda tervikuna, ma mõtlen Abrahami kokkulepete edendamine on üks visioon. Aga kuidas see administratsioon
kuidas Välisministeerium selle olukorraga ümber käib, kus kõik tahavad, et see režiim kaoks? Ja kasutab seda pikaajaliseks eeviseks, pikaajaliseks strateegiaks, pikaajaliseks missiooniks siin. Esiteks algab see põhilise eesmärgi saavutamisest, et Iraani režiimil ei tohi olla tuumarelva. See on talumatu oht piirkonnale, Ameerika Ühendriikidele, kogu maailmale. Sellel ei tohi lasta juhtuda. Ja president ütleb seda ühemõtteliselt ikka ja jälle. Presidentsi sammud Iraani režiimi suhtes on juba muutnud piirkonna ja maailma turvalisemaks. Operatsioon Minut Hammer, mis hävitas need tuumarajatised. Operatsioon Eepiline raev. Iraani režiimi tavarelvastuse võimekuse hävitamine. Hiljuti sõlmisime vastastikuse mõistmise memorandumi, Iraani režiim rikub selle memorandumi, siis president tegutseb vastavalt. Ja need ongi viimased sammud, mida oleme viimastel päevadel näinud. Nii et president muudab juba oma tegudega piirkonna, maailma ja Ameerika Ühendriigid turvalisemaks. See ongi siin põhiline eesmärk. Muidugi, president ei tee saladust, et ta soovib Abrahami kokkulepete laiendamist. Ta tahab näha rahu ja jõukust. Samuti näeme selle administratsiooni ajal suurenenud majanduslikke investeeringuid. Triljonid dollarid uusi investeeringuid Ameerika Ühendriikide ja meie Lähis-Ida partnerite vahel. Triljonid dollarid. See majanduspartnerlus toob kaasa nii palju eeliseid, loob nii palju töökohti Ameerika rahvale, toob kasu ka piirkonnale. See majandusinvesteering on presidendi enda sõnul tema välispoliitilise lähenemise keskne osa. See, et majandus on põhiline, need kaubandussuhted on nii olulised. See, et tasakaalustatud kaubandussuhe ja investeeringud on üliolulised suhete parandamiseks, sidemete tugevdamiseks, aga ka selleks, et tagada turvalisus ja heaolu. Räägime sellest siis, sest nagu te mainisite, on majanduslik komponent olnud selle administratsiooni jaoks keskne nii paljudes kahepoolsetes kui ka mitmepoolsetes kokkulepetes. Siin Pärsia lahe piirkonnas Iisraeli puhul, mis puudutab seal olevaid võimalusi, oleme näinud sõlmitud lepinguid. Nägime seda siis, kui Katari juht tuli, kui Saudi Araabia juht tuli ja nii edasi. Mis veel alles on? Noh, nii palju on veel teha. Endiselt liigutakse nende kokkulepete elluviimise suunas. Me näeme jätkuvalt, et uusi kokkuleppeid allkirjastatakse, arutatakse ja neist räägitakse. Mitte ainult Lähis-Idas, vaid kogu maailmas. Kui rääkida investeeringutest Ameerika Ühendriikidesse ja piirkonna majanduslikust õitsengust, siis just see viibki kuldajastuni. Nii et tõesti, triljonid dollarid, enneolematu summa. Tundub, et kui president kellegagi telefonis räägib või piirkonda külastab, tuleb ta alati millegagi tagasi. Investeeringulepinguga, mis toob kasu mõlemale riigile. Nii et need arutelud jätkuvad endiselt. Me ainult tugevdame oma majandussuhteid, oma partnerite ja liitlastega Lähis-Idas. Ja see jääb taas selle suhte põhiosaks. Kas see on endiselt osa Gaza plaanist? Noh, vaata, Gaza plaan taas. See ja nii ongi. Kõigi nende asjade põhieesmärk on tegelikult rahu ja heaolu. See näitab presidendi visiooni järjepidevust, kui asi puudutab Gazat. Oleme olnud väga selged, et viime ellu presidendi rahuplaani Gaza jaoks. Mis on selle juures oluline ja millest see sõltub, on Hamasi demilitariseerimine. See on midagi, mida president ja sekretär on mõlemad algusest peale öelnud. Nii et see on see, millest see sõltub. Oleme näinud rahunõukogu viimaste kuude jooksul mitmeid erinevaid asju välja kuulutamas. Presidendi rahuplaani elluviimiseks. Välisministeeriumis oleme jätkuvalt pühendunud sellele rahuplaanile ja selle elluviimisele. Rahu luumine on raske. President, ta tuli ametisse eesmärgiga lõpetada Venemaa-Ukraina sõda 1 päevaga. Ta on suutnud maailmas konflikte vähendada, kuid aga pinge on endiselt alles. Kas see valitsus on nüüd kuidagi aru saanud ja plaanib nende konfliktide lahendamist pikemas perspektiivis? Sest see president tahab, et asjad saaksid tehtud kohe. Ta tahab, et need oleksid juba eile tehtud. Aga rahu loomine lihtsalt ei toimi nii. Kas see valitsus on valmis selleks pikaajaliselt? Olgu see siis Gaza, olgu see Liibanon või mis iganes? No just tänu presidendi juhtimisele oleme me näinud seda, mis on Gazas saavutatud. Näiteks pantvangide vabastamine, midagi, mida paljud pidasid võimatuks, sai võimalikuks tänu president Trumpi juhtimisele ja tema tööle selles vallas. Nii paljude riikide ühendamine ühise eesmärgiga tuua rahu ja heaolu Iisraeli ja Gaza rahvale. Siis sõltub Hamasi demilitariseerimisest. Nii et me jätkame nende kokkulepete elluviimist, aga ma arvan, et on oluline rõhutada, et määrav on presidendi eestvedamine. Kui vaadata rahulepinguid üle kogu maailma, see on toonud inimesed läbirääkimiste laua taha, ja teinud asju, mida keegi ei arvanud võimalikuks. Muidugi, nagu ma mainisin, Liibanoni ja Süüriaga, me ei alahinda eesootavaid väljakutseid. Meil on sellest väga selge arusaam. President ja sekretär näevad seda samuti väga selgelt. Me oleme jätkuvalt pühendunud nende rahulepingute elluviimisele ning seal, kus me näeme nende lepingute rikkumisi, on president, sekretär ja teised sellele viidanud. Me tegutseme vastavalt, et tagada, et nende lepingute osapooled järgiksid sõlmitud kokkuleppeid.
nii et loomulikult oleme pühendunud nende rahulepingute elluviimisele. Aga kõik on olnud võimalik ainult tänu president Trumpi juhtimisele nii paljudes maailma piirkondades. Aga ka tänu nende juhtide julgusele. Seal, kus rahu on raske saavutada, nagu te just mainisite, on rahu saavutamine mitmel põhjusel keeruline. Osaliselt sellepärast, et selle konflikti osapooltel on vaja julgust, et tulla läbirääkimiste laua taha, et istuda vastamisi inimesega, kellega sa oled konfliktis, või kaudselt pidada neid vestlusi inimestega, kellega sa oled konfliktis ja jõuda rahulepeteni. Seega me tunnustame nende julgust, kes on astunud esile ja osalenud nendes vestlustes. Ja Ameerika Ühendriigid jäävad president Trumpi juhtimisel pühendunuks nende rahulepete elluviimisele ja konfliktide lahendamise jätkamisele. Kuigi see administratsioon on kindlasti säilitanud, ma arvan, et jalajälg oleks siin isegi liiga tagasihoidlik sõna, aga kindlasti kohaloleku. Lähis-Idas, eriti Iraani konflikti keskel, on taas keskendutud lääne poolkerale. See on olnud administratsiooni välja kuulutatud eesmärk. Me peame tegelema asjadega, mis on kodule lähemal. Me näeme seda praegu, eriti Kuubaga. Ja hiljuti avaldatud raport näitab, et teatud organisatsioonide, huvikaitserühmade ja aktivistide rühmade vahel Ameerikas ning Kuuba valitsuse vahel on toimunud koostööd. Nende seas Ameerika demokraatlikud sotsialistid, kes ilmselgelt ei ole Iisraeli sõbrad, ja Code Pink, teine organisatsioon, mis samuti ilmselgelt ei ole Iisraeli sõber. Kas siin on mingisugune seos selle vahel, mida Kuuba valitsus püüab kodumaal ja piirkonnas ellu viia, ja sellega, mis toimub seal väljas laiemas maailmas? Ma arvan, et parim viis sellele vastata on rääkida ministrite kohtumisest, mis toimus just eelmisel nädalal. Kohtumisest, mis käsitles poliitilise terrorismi tõusu, nimelt äärmusvasakpoolset terrorismi Ameerika Ühendriikides. Me näeme, et äärmusvasakpoolne terrorism moodustab 2025. aastal rohkem valitsusvastaseid rünnakuid ja rünnakuplaane kui ükski teine ideoloogiline rühm. Euroopas näeme, et äärmusvasakpoolne terrorism on rünnakute arvult samal tasemel džihadistlike terrorirühmitustega. See annab aimu selle ulatusest. Kuuba, nagu sekretär kirjeldas ja nagu raport näitab, on selle äärmusvasakpoolse ekstremismi toetaja, mis viib selle vägivalla tõusuni. Ja Ameerika Ühendriikides on meil tõsised mured selle võrgustikuga. Kuuba režiimi aastakümneid kestnud mõju- ja spionaažikampaania, mida nad on Ameerika Ühendriikides ellu viinud ja viivad siiani ellu. Ja see raport oli selgete allikaviidetega raport, et öelda Ameerika rahvale, siin on tõendid, mida te saate oma silmaga vaadata. Suur osa neist on avalikud, paljud neist rühmadest on uhked, mis on hämmastav oma seotusest Kuuba režiimiga. Nad ütlevad seda ise, nii et see jutustab seda lugu, tuues faktid avalikkuse ette. Muidugi, kui räägime äärmusvasakpoolsetest terroritegudest, ja see on midagi, mida ka sekretär on käsitlenud, siis me näeme erinevate terrorismitüüpide lähenemist ja kattumist, näiteks kasvavaid seoseid Iraani terrorikäsilaste ja nende äärmusvasakpoolsete terrorirühmituste vahel. Me näeme siin lähenemist, kus seosed muutuvad üha tihedamaks, võib-olla ka kasvavaid motiive, kui räägime terroriplaanidest. Aga põhimõtteliselt on see olnud pimeala meie terrorismivastases lähenemises. Ja see on pimeala, mida see administratsioon on otsustanud käsitleda, et parandada meie võimekust võidelda nende äärmusvasakpoolsete terrorirühmitustega, aga ka selleks, et tagada, et meil oleks kõikehõlmav terrorismivastane strateegia, mis kaitseb Ameerika rahvast ning samuti meie liitlasi ja partnereid. Rohkem kui 65 riiki sellel ministrite kohtumisel, sealhulgas Iisrael, lisaks paljudele teistele liitlastele ja partneritele. Minister Rubio mainis sellel ministrite kohtumisel pimeala, kuid ta tõi välja ka statistika džihaaditerrorismi kohta. Ja põhiline mõte, ma ei tsiteeri, aga põhimõte oli, et see oli tõesti suur probleem. 15-20 aastat tagasi. See pole kindlasti kadunud, kuid statistika näitab, et see on vähemalt mingil määral langenud, mitte küll vastuvõetavale, aga hallatavale tasemele. Nüüd tuleb tegeleda selle teise terrorismi vormiga. Ma ei taha väga tunnetest rääkida, aga miks tundub, et džihadistlik terrorism pole vähenenud? Me nägime 7. oktoobri rünnakut. Isegi see administratsioon on sanktsioneerinud moslemi vennaskonna ja mitmeid selle harusid. Ma mõtlen, see ei tundu nii. See on probleem, mida me võtame endiselt väga tõsiselt. Sa mainisid sanktsioone, mida me oleme rakendanud. Me jätkame koostööd oma liitlaste ja partneritega, et tegeleda Iraani terrorikäsilastega. Meil on Iraani režiimi suhtes maksimaalse survekampaania, et takistada neil rahastamast oma terrorikäsilasi üle kogu maailma. See on jätkuvalt asi, mida me võtame tõsiselt. See, millest sekretär rääkis, olid meie käsutuses olevad terrorismivastased vahendid. See ei tähenda, et oht kaob, kuid see tähendab, et meil on terrorismivastased vahendid, mis on paljudel juhtudel suutnud edukalt nurjata rünnakuid üle kogu maailma. On ülimalt oluline, et me tunnustaksime neid edukaid vahendeid, et me tegeleksime pimekohtadega ja et me jätkaksime vahendite arendamist, et olla kindlad, et me tegeleme ohtudega, kui need arenevad. Ja sellest välisminister rääkiski. Tõsiasi, et me suudame tegeleda terroriohtudega. Me suudame koos töötada, et nende terroriohtudega tegeleda. Ja me kindlasti jätkame džihadistliku terrorismiga tegelemist. Me kindlasti jätkame sellega.
see on jätkuvalt kõrge prioriteet. See on näiteks riikliku julgeolekustrateegias, kus räägitakse just sellest terrorismi vormist. Aga meil on siin olemas vahendid, millele saame tugineda. Meil on kogemus rahvusvahelises koostöös selle ohu vastu võitlemisel. Ja välisministri väga jõuline sõnum oli see, et me peame jätkama selle koostöö arendamist. Me peame vaatama, mida oleme varem teinud ja nägema, mis on töötanud, parandama seda, mis pole töötanud ja veenduma, et töötame koos, et hoida meid kõiki turvalisena. meil on umbes 20 sekundit, nii et jään lühidalt rääkima. Kas välisminister Rubio kandideerib presidendiks? Ma ei hakka sellele küsimusele vastama. Ma olen Välisministeeriumi pressiesindaja. Jätan selle sinna paika. Peame sellele vastust otsima, kui kuud ja aastad mööduvad. Tommy Pickett, Välisministeeriumi pressiesindaja, aitäh, et leidsite aega meiega liituda. Me tõesti hindame seda. Aitäh, et mind kutsusite. Ja räägime teiega jälle järgmisel korral siin saates American View.